Austatud kohalviibijad, head represseeritud ja nende lähedased. Täna 75 aastat tagasi pani vaba Eestit okupeerinud Nõukogude Liidu võimud toime suurima inimsuse vastase kuriteo peale sõda meie rahva vastu. Hommikuses ööpimeduses kell 4 kisti oma kodudest, oma vooditest välja rohkem kui 20 000 Eesti inimest, kes küüditati ebainimlikes tingimustes Siberisse. Vanim küüditatu oli 95-aastane Maria Räägel Abja vallast ning noorim vaid 3-päevane Anne Ojaäär Hiiumaalt. Inimesed lahutati perekondadest, suruti loomavagunitesse ning saadeti kuni 29 päeva kestnud õudsele teekonnale. Kui küüditamise oli valla päästnud ülim kurjus, siis sel raskel teekonnal on palju lugusid ka ülimast headusest, mida täiesti võõrad inimesed teineteise suhtes üles näitasid. Ka minu ema, vanaema ja vanavanaema küüditati Siberisse. Minu ema oli vaid 6-kuune beebi ja lootus ellu jääda ei olnud kuigi suur. Vagunis olnud inimesed kuivatasid mähkmeid oma ihu peal, sest see oli ainus kuiv ja soe koht vagunis. Ühes peatuses tõi võõras vanaemale piima, et laps jääks ellu. Minu ema elas selle karmi teekonna üle ja on täna siin. Kõigil kahjuks nii hästi ei läinud. Reni Klass on oma raamatus kirjeldanud teekonda Siberisse ja olusid Siberis. Üks asi, mis sealt raamatust välja tuleb, on see, kuidas inimesed üksteist aitasid ja üksteisele toeks olid ja kuidas eestlased ka kaugel Siberis ja sellel teekonnal hoidsid kokku. Peaaegu igal Eesti perekonnal on sarnane lugu rääkida. Ja see on väga oluline, me neid lugusid jagame ja oma ajalugu kogu maailmale meelde tuletame, sest see kurjus elab Venemaas edasi. Sama jätkub praegu Ukrainas, kus püütakse murda ukrainlaste usku oma vabadusse. Kuid me ei tohi lasta sellel, mis meie esivanemad üle elasid, uuesti juhtuda. Meil tuleb maailmale pidevalt meelde tuletada, et agressor ei muutu, agressor ei peatu, kui teda ei peatata. Töötame selle nimel, et sellised kuriteod mitte kunagi ei unune ja saavad karistatud, sest karistamatus viib üha uute kuritegudeni. Eesti rahvas on uskumatult palju kannatanud ja sellele vaatamata siiani vastu pidanud. See, et Eesti on iseseisev riik, see, et me rahvana püsime, on väärtus ja ime. Vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Seda tuleb hoida ja selle eest tuleb võidelda. Kõik teavad vaikuse minutit, mida peetakse lahkunute mälestuseks. Kuid vähesed teavad, et alguses oli neid minuteid 2. Üks, millega mälestati neid, kes oma elu kaotasid ja teine, millega oldi tänulikud nende eest, kes tagasi tulid. Seega, mälestame täna kõiki neid, kes kaotasid küüditamisel oma elu ja oleme tänulikud nende eest, kes tulid tagasi. Aitäh! Mm-hmm.